Tere! Eesti ettevõtlike noortekoda, JCI Toompea. 25 aastat aktiivset tegutsemist. Mina olen Kaido Järvel, JCI Toompea 2004 aasta president ja mul on täna siin külas kaks vestluskaaslast, Kadi ja Ando. Kadi, sina olid president aastal 2008. Ja. Räägi palun, kas oli hea aasta? Oli hea aasta. Lõbus aasta oli. Lõbus aasta. Ja meeleolukas aasta oli. Ando, sina olid aasta hiljem president aasta 2009. Kuidas sinu aasta oli? Minul oli väga äge aasta. Aga siis on suurepärane. Meil on meenutada kaks väga ägedat aastat. Tihtilugu JCI-s on niimoodi, et alustad mingite muudatuste projektidega ühel aastal, vilju lõikad aasta või kahe pärast. Kadi, räägi, mis ägedaid asju 2008 aastal tehti ja kas oli midagi täitsa uut, et kas oli ettevõtluse poole pealt, Viningu poole pealt, konverentsid? Ja, selles suhtes, et kui sa ütlesid, et on ühel aastal alustad ja teisel aastal lõikad vilju, et eks alustamine hakkas hoopis 2007 pigem ajal, kui Rain oli president ja mina olin EVP. Mis vilju? Ma ei usun, et midagi väga kardinaalselt ei muutnud. Lihtsalt see, et võimalikult palju inimesi oli juhatuses või harjumatult palju, et 8 inimest oli juhatuses ja tegime hästi paljud viiningut. Et me ei hakanud üksi üritusi pusima, vaid tegime hästi palju teiste kodadega koos. Et võib-olla see oli vähe erinev eelmistest aastatest. Väga hea. Ando, Toompea koda sai aasta hiljem, 2010, tiitli 2009 eest, meil sina oli president, et Eesti parim koda taaskord. Räägi, et ta on nagu kahekesi seda asju ja tandemi pedasite, mis 2009 aastal sai tehtud? 2009 aasta mind toimus kogu aeg midagi. Kui ma hakkasin kirjutama seda auhinna albumit, mul jäi lehtedest puudu, kuna nii palju ägedaid asju oli terve aasta, ei julgenud ju midagi välja ka visata. Aga põhisündmus on suvepäevad. JCI Estonia suvepäevad 2009. See ongi asi, mis algas tegelikult Rain ajal 2007. Just. Tegime esimese videoklipi, väga ägeda videoklipiga näpud püsti, aga meid ei valitud, kuna meie unustasime teha lobi kohalike kodade presidentide seas, need, kes valivad korraldaja. Võtsime õppust, võtsime sama videoklipi, läksime 2008 aastal uuesti ja siis meid valiti, kuna enne võtsime telefoni, jätsime läbi, hääletage meie poolt. Ja meid valiti suvepäevi korraldama, mis valiti 2009. aastal kõige paremaks Eesti koja projektiks. Mis tuleb veel meelde on koos olemise päev Toompeal 2009, mis oli meie koja aasta konverents. Seal olid keskaegse tantsu töötoad, vehklemiskunstikoolitus, inspiratsiooni, töötuba. Mis tore oli see, et nii palju nägi selliseid endisi koja liikmeid või senaatoreid, kes olid enne 2000 aasta enne seda olid kojas. Need poolt tükk aega pole näinud, kõik tulid kohale. Et meil tegelikult oli sel aastal nagu niisugune fookus, et kõige tähtsam kojas on inimene. Ja siis, kuna koos olemise päev Toompeal oli niisugune keskaegne viimne reliikvia, siis võtsime endale korraks loosungi, et meie reliikvia on inimesed. Väga hea. Kuidas on, kui sa Kadi mainisid, et oli juhatuses lausa 8 inimest, kuidas see juhtimise aasta olnud, et see on üks aasta muutusteks, millegi elluloomiseks, toomiseks, et mis selliseid väikseid kas õppetunde asju see aasta andis, et kas on meeles midagi selliseid seiku asju? Et Toompea koda on ju juhi oskuste parim kool ka, Ja, aga ma võin öelda, et see üks aasta presidendina juhtida
väga tarkasid, hõivatuid, tublisid inimesi ilma materiaalset vastu pakkumata palka ja samas võttes inimeste energiat, aega, isegi teinekord raha, et nad kõike seda teeksid, nii et nad oleksid seal veel seejuures õnnelikud. Ma usun, et selle 1 aastaga ma õppisin juhtimises ja juhina palju rohkem kui tavatöökohas 5 aastaga praktikaga. Ja on ka kunagi kuskil tööle kandideerides olengi toonud selle kogemuse, et miks ma olen hea juht või kuidas see on, et just see motiveerimine ja tänamine ja tagasiside, et mis ma olen ilmselt ka võitnud töökonkursi kunagi tänu sellele kogemusele, et see ei ole kerge, sest neid inimesi on ju 50 ilmselt koos senaatorite ja huvilistega, et see oli väga jõudu andev, energiat ja jõudu ka võttev, aga see on kõike seda väärt, et just selline kogemus saada ja muidugi need suurepärased inimesega, kellega koos sa saad kõike teha ja ise arened just. Väga hea. Ando? Kadi rääkis siin tegelikult väga head asjad ära, et selline oskus suunata inimesi nii, et nad ise vabatahtlikult tahaksid teha nagu asju. Et keegi ei istu nagu piitsaga nagu kukil, et tee seda, tee toda. Aga inimesed ise teevad. Et sel aastal ei olnud nagu probleemi, et piisas telefonikõnest või e-mailist, inimesed tulid ja tegid. Et see oli väga äge. Aga mis nagu veel kaasa võtta on selline asi, et presidendi aasta andis sellise julguse sirge seljaga astuda vastu igasugustele katsumustele. Ja kui sa tead, et su selja taga on terve su koda ja sul tegelikult on õigus, siis üks asi oli hirmus, et sa kõigega tegelikult hakkama. Isegi näiteks teha külmi telefonikõnesid. Väga hea. Aga mis on teil igapäevatöö, et Kadi, millega sina tegeled? Mul on igapäevaks tööks praegu kaks tööd. Lihtsam osa tööst on see, et ma teen logistikateenust, aga raskem osa viimased 3,5 aastat on see, et mul on 2 väga ranget ja nõudlikku bossi, ja kes pakuvad mulle suurepärase väljakutse teha tööd 24/7 ilma haigusepäeva, puhkusepäevadeta ja samas eks nad annavad tagasi ka, palka ei saa selle eest, et see on emaks olemine. Ja vabal ajal siis õhtu korra nädalas käin ka pokkerit mängimas, et olen leidnud endale uue kire. Selge, väga hea. Ando? Jah. Too aeg, kui president olin, tegelikult koja juhtimine oli tegelikult teine töö või vahel oli isegi tähtsam töö kui päris töö. Aga praegu firma on ka logistika sugemetega nagu Kadilgi, aga ma olen seal firmas tootejuht. Ja mis ma muidu teen, kui on suvi, siis ma olen õues, purjetan, sõidan rattaga, käin matkamas. Kui on talv, siis ma käin suusatamas. Väga hea. Üks asi, mida teistele Jessicatele kaasa anda, mis see võiks olla? Ma usungi, et see on see koostöö tegemine ja just see, et anna tagasisidet, anna inimestel positiivset tagasisidet ja täna, et see on nii oluline ja see on olulisem kui palgatšekk, kui inimene midagi teinud ja seda nüüd mujale ellu või tööle ka viia, et sisse rakendada, et inimesed väga hindavad seda. See on nii lihtne asi. Tagasiside andmine, tänamine, jah. Tänamine, just. Ja. Aitäh. Ando? Ma lisaksin siia sellise asja, et lihtne asi, räägi inimestega. Et mida ma panin tähele, kui mul on probleem, ma helistan inimesele ja inimestel on hea meel, et ma neile helistan ja nad räägivad. Ma õppisin seda asja, et kui sul on mure, helista, räägi ja inimestel on hea meel sind aidata. Aga siin jah mul sellega seoses, et me olime paaris rakendina, tegime need aastad, et just ka see, et räägi inimestega, sest sa ei tea iial, kellel on millised kontaktid, oskused ja ideed.
et just see, mis oli tollel ajal oli ka meil kodulehel, et kui mul on õun ja sul on õun ja me neid vahetame, siis mõlemal on üks õun. Aga kui mul on idee ja sul on idee ja me neid vahetame, on mõlemal 2 ideed. Et just selline sünergia ja inimestega rääkimine, et meil on nii uskumatult ägedad inimesed, et pigem küsi ja kuule. Väga hea. Aga siit ongi hea võimalus vestlus kokku võtta. Tänan teid ja Kadi ja Ando, et Kadi, sulle, palun, aitäh tulemast. Aitäh tulemast. Ja nii nagu Kadi ka lõpulauses ütles, et räägi inimestega, et JCI Toompea. Meil on aktiivsed inimesed, me teeme ägedaid asju ja on neid häid ideid, et on sinul idee, on teisel kodalasel sõbral idee, jagame seda, on mõlemal 2 ideed ja saame veel ägedamaid asju teha, et tere tulemast JCI Toompeasse. Aitäh!